Ühesõnaga tulime siia kohalikku pesulasse, et pesta lihtsalt väljad puhtaks mudast, et rehvini viskaks. Ja tegin selle ise ära ja siis ütlesin talle, et okei, et ma sain kõik tehtud, mis ta ütles mulle midagi kohalikus keeles ja võttis mu survepesuri ja nüüd ta pesa üles. Või mida jõge, noh. Sa vaatad teevad. Kalavideod tulevad varsti. Siis Mikk tahab kalale. Võtsime suuna Kuköösi linna poole. Ees ootas umbes 2,5 tundi sõitu. Teeronis tõustega aina kõrgemale ja pluss 35-kraadine kuumus pani nii autod kui ka inimesed proovile. Mõnel masinal hakkas mootor liiga kuumaks minema. Seega tegime teel mõned lisapeatused, et masinad saaksid veidi maha jahtuda. Kuidas teil temperatuur oli? On okei. No natuke tõusis enda tõustab. Oi, jälle jama. Jälle kui aina üle. Kuköösi linna jõudes oli aega ka tempo maha võtta. Leidsime kohaliku söögikoha, sõime lõunat ja kogusime jõudu enne järgmist sõitu. Oli selles Byron Kuris, kust me tulime. Seal oli rohkem ei lõppunud. Seal oli näha vastarõi. Väga siuke elav autoturg, mis on nagu kogu nädal lahti ja lisaks autodele siis nii-öelda kõik nõunatud varuosad ja et pidi olema siuke autoentusiastidele nagu kogemus. Aga teist võimalust pakkus Tiranas, et seal on mingi siuke ülilege nagu universaalne kirbutsast. Sa ei ole ainus, kes edasi jagavad. Lüüa need mehed siin üldsütt teha ei oska. Lihtsalt ei ole õiget asja saanud. See pole seda pirukat rahuta, kuidas tahab projekti, jah. Mingi speikerid peaks seal läbi käima, seal on normaalne. Pirukad ei räiged ja. Kuköösi linnast liikusime edasi Topojani suunas. Kuigi nagu peagi selgus, ei olnud meie autod kõigile just meelepärasem vaatepilt. Õhtuks jäätsime sihi taas ööbimispaika, seekord Black Trini jõe äärde, kuhu jäi veel umbes 2-3 tunni jagu sõita. Black Trini jõgi on ligi 149 kilomeetrit pikk ja sellest saab meie teekonnal korduv kaaslane. Mitmel korral lööme laagri just selle kallastele üles. Veeguga ääres ööbimine pole meie juhuslik valik, vaid siin saame end pesta, mõnusalt puhata ja loomulikult kala püüda. Meie seltskonna kõige suuremad jõeforelli kütid on Mikk ja Joanna, kes kasutavad iga võimalust, et ridvad vette visata ja vaadata, kas miskit värsket ka söögilauale saab. Oleme juhuslikult kämpusime seltskonnaga Black Trin jõekalda. Aga Black Trin muidu on nagu kala mõistis väga hea koht. Aga võib-olla mitte. Kala! Mul oli kala. Ma läks ära otsast. Ma näidata. Küsi kala. Kala! Ma vist tahtsin öelda, et oleme sita lõigu juures, et siin ei ole kala, aga võta näpust, siin oli kala. Vastahes. Ma tahtsin öelda, et me oleme mingi väga halva lõigu ääres, sellepärast, et kell on hommikul 6:20 ja me oleme tegelikult 1,5 tundi püüdnud, pole mitte ühtegi võttu ega midagi olnud. Aga tundub, et me oleme asjasse teinud väga valest kohast. Aga siin on väga vähe selliseid sügavaid lõike, et siin on ainult üks sügav auk. Aga nüüd ma andsin sellele kalale konksu, et enam ei võtta. See on mingi vahtplass olla. Ile on peal, see on plastik kõik. Mingi ops, suurem ops või see on saanud tappa ja. Ja pauk ja. No siin pimedas ei näe ju. Mina ei tea, esitiiv on paugu saanud. Katki on. Albaania on koduks 91-le ohustatud liigile.
Albaania on koduks Euroopa suurimatele õlivarudele. Järgmiseks seadsime sihi Berati linna poole, mis asub Lõuna-Albaanias ja on üks vanimaid linnu kogu riigis. Berati ajalugu ulatub üle 1000 aasta ning selle aja jooksul on linn olnud paljude erinevate valitsejate käes, alates Rooma impeeriumist kuni Osmaniteni. Meie jaoks tegi selle koha eriliseks see, et saime ööbida otse Berati lossi müüride vahel. Ausalt öeldes ei arvaks keegi, et tänapäeval on üldse võimalik autodega nii ajaloolise paiga südamesse sõita. Yeah, we have a booking, sorry. It's terrible. This big cars in this area. I don't know why they choose them. Kuidas kommenteerite kitsaid olusid? Täiesti õudne. Süüksesse turistilõksu selliste autodega tulla. Iga turist vaatab sulle vastu, et sa oled debiilik, et siia tuled. Sul on majutused korraldus olemas, et siia sa pead parkima. Politseibuss tuli ka kaasa, kõik on õige. Aga lihtsalt turistid räägivad mitte Albaania või inglise keeles ütlevad, et sa oled Miks sa lähed oma suurte autodega sinna? Päris ulme koht, kuhu autoga tulla. No on kõik laiendid küljes veel või? See oli kõige parem, et kohalikud veel üritavad tulla sulle sinna veel vahelt läbi, et äkki nad mahuvad. Ei ütleks eales, et siukses kohas võiks mingi majutus olla. parkimisega majutus. Siin on majutus. Siukeste masinatega siia veel parkima. Ja sisse välja sõidetakse sealt samast. Läks see snorklinurk läks sinna vastu seda markiisile. Ääre pealt, jah? Ei, läkski vastu. Läkski või? Mitte kõvasti. Kui autod said pargitud, viisime asjad ööbimiskohta ja vaatasime toad kiirelt üle. Kõik oli ehitatud sarnases stiilis, nagu väljast paistis. Piisavalt lihtne, väga ajalooline ja puhas. Täpselt see, mida pärast pikka päeva vaja. Ole Enar, vaata, seal on palmaja auto siia sisse. Peame saama selle palli. Vintsida vaja, siis tõmbad sinna kinni, vaata. Suure tormiga lähevad käest ära. See rõdu oli minu jaoks kõige trikim. Siis kohe ma vaatan nagu see aste. Rõdu ega ei sõidaks. See, mis ta on see? Ma saan aru, mida sa mõtled. Seenekorja ja mütsi. Jah. Mina mõtlesin, mulle kuluks aga see Austraalia kaabu hetkel. Mul on olemas, kui see Austraaliast on kaabul. See on näinud ju suukrist. Mis siis? Vaata, me oleme nüüd jõudnud omadega Berati linna, täpsemalt Berati lossi. Me suutsime leida omale majutuse otse lossi hoovi. Kõik turistid vaatasid meid natuke imelikult, kui me oma maasturite kolonniga sinna vanalinna sisse sõitsime. Aga kõik oli plaanipärane. Ja nüüd me leidsime endale lõunakoha siin samas lossloovis, kus siis pakutakse meile igasuguseid kohalikke hõrgutisi. Viinamarja siis ma ei tea, mis siia üldse pandud griis. Aga kohalik. Kohalik pätt. Aga väga hea. Tuleb pane laua. Kas see? Jah. Thank you. Ma arvan, et ta ütles sulle, et aitäh albaania keeles. Jah, ma ei saanud ära. Jah, ta seda ütleski. Seda ta ütleski, jaa. Äkki kahekesti ei või? Ta võid seal kesklega vaadata. Arvad või? Ma arvan, et sealt luugist alla ka minna käiti. Ma arvan, et vaadata mingi tonni üks klaas linna. Kõhud olid meil täis, aga suveniirid olid veel leidmata. Seega otsustasime jalutada mäe otsast alla Berati linna südamesse. See osutus aga korralikuks treeninguks. Linn on suures osas ehitatud mäenõlvale ja jalgsi liikumine tähendab pidevaid tõuse ja laskumisi. Mikk, kuidas sa kommenteerid seda valikut siin? Lahja on. Lahja? Särki vaippaid.
sellest mingi turust pildi, mida ma tegelikult otsisin või mõtlesin. Ma ei tea, see nägi nagu päris vana turg välja. Aga ma arvan, et siin ongi tegelikult. Võib-olla see on siin, jah. Sa küsisid marketit, nemad mõtlevad, selle on supermarket. Meie jaoks market on siuke, saad nagu turuletid ja müüjad on ja nende jaoks on see võib-olla supermarket, et sellest üldse neil ei ole. Hakkasime liikuma Perati linnast välja ja võtsime suuna lõuna poole. Ees umbes paar tundi teed. Kuna viimased päevad olid olnud pikad ja und oli napilt, otsustasime hommikut võtta seetõttu ka rahulikumalt, kohaliku hommikusöögi ja kohviga. Samal ajal kui 3 ekipaasi jäid Perati lossi juurde, tegid 2 autot pikema ringi ja käisid ümbruskonna vaateid avastamas. Tänaseks oli plaanis rafting jõel ning pärast seda leida koht, kus pidada jaanipäeva, sest ikkagi 23. juuni oli juba kätte jõudnud. Selleks puhuks olime Eestist kaasa võtnud ka šašlõkki, sest kunagi ei tea, mida kohalik kaubandus pakub, kui varem pole käinud. 3 ekipaasiga sõitsime Peratist välja, eesmärgiga pärast lõunat ülejäänud seltskonnaga kokku saada. Tee viis meid läbi ühe väiksema küla, mis oli üllatavalt elav. Poode ja autopesulaid jagus igale nurgale. Kasutasime selle võimaluse ära. Samal ajal, kui osa meist käisid poes varusid täiendamas, said teised oma autot kiirelt puhtaks pestud kohalike meistrite poolt. Mehed pesevad autot. Auto pole kunagi nii puhas olnud kui varem. Siin on põnev, iga nurga peal on lavaaži, ehk siis kohalik autopesula. Iga mees on autopesula omanik igast ajast siin. Põhimõtteliselt see vist on Kõigi autod on kohe tolmused päevad pesemist. Nad teevad seda väga hästi. Kile ja kegaamik tõesti töötab. Ka maastugi peal. Põhimõtteliselt siin tanklas on niimoodi, et ise ei tohigi tankida, vaid peab ootama, kui teenindaja tuleb ja siis tangib ise ära. Et siin ise ei tohigi midagi puutuda. Palju kütus maksab? Täpselt ei saagi aru. Okei. Yeah, very good. Pole elu sellist kuulnud, et tanklas ka kauplema, aga elu on selline. Et saab arvutada välja, näidata, et 600 lekke, palju see või 6100. No see on mingi 60 euri. Ma tahaks 90 saada või? Yes. Okei. See on fine. Jaa, see on okei. Ja põhimõtteliselt arve oli umbes 65 eurot ja tema pakkus alguses mulle, et ma peaksin talle andma 96 eurot. Et siis pikema läbirääkimise peal saime ikkagi kokku, et teeme 65 eurot. Pärast tankimist jätkasime teekonda plaani järgi ja kohtume ülejäänud seltskonnaga ühes teeäärses söögikohas. Koht oli Albaaniale väga omane ja täpselt selline, kus tasus proovida midagi uut. Kasutame enne veel restorani hüvesid ja täidame veekanistrid veega ära. Pärast seda asume uusi traditsioonilisi Albaania roogasid maitsma. Albaanias on see hea, et tal pool on veetõttu kohad. Vesi on väga puhas. See tuleb otse mägedest või kusagilt allikast. Ja neid kohtasid on igal pool piirvee peal. Ja seda probleemi ei ole, et ilma veeta peaks jääma, et saab väga puhast vett ja omale kaasa tankida. Samas igal pool, mis kaua peal. Kreeka on ka siuke veiser vastus. Võib-olla see on vaata solva, vaata, kui sa selle šašlõki, mis on armastusega teinud sinna kõrvale, võtad mingisuguse kastna nagu. No, pole sitta toit, on vähe ketšupit. Ühesõnaga tellisin siis Albaania traditsioonilise toidu nimega kukerek. See siis peaks olema kas lamba või veise sisikond, kopsud, maks, neerud. No ühesõnaga siin peaks olema nüüd kõike. Et ütleme nii, et see lõhn ei ole juba praegu kõige mõnusam, aga proovime ära ja vaatame, kuidas on. No lõika lahti hetke. Ütleme niimoodi, et see näeb suhteliselt õudne välja. Nagu hommik oleks. Ma loodan, et ta maitseb pagemini, kui ta lõhnab. See on juba selge. Lõhn on küll päris karm. See. Suht halb.
ta lõhnab nagu keegi oleks selle juba kogu aeg söönud. aga bon appetit, Mikk. Kõike peab proovima. Kohal tuleb olla kõikide meeltega, nagu ütleb Väints. Ütleme niimoodi, et see maitseb paremini, kui ta lõhnab. Aga ma ei ole sugugi kindel, kas ma tahan selle kõik ära süüa. Pane ketšup peale. See on ikkagi suhteliselt traditsiooniline toit, et ei ole olemas maitsetud toitu, näeb vähe ketšupi. ma ei ole kindel, kas ma praegu rohkem tahaks seda. Ma arvan, et ma nõustun sinuga. Ta natukene erineb sellest, mis ma lootsin, et ta on. Proovi uuesti. Ta ütleks veel ikka. tahad sarnakat või? Kuidas maitseb? Ei ole kiitleb. See lõhn on juba, ütleme niimoodi, et see Mis tõi? omamoodi elamus, aga... Ei, vaata see keeletükk oli nagu eriterve. Äkki läheb paremaks? Ei, ma ei usu. Nagu ennem korra juttu oli, siis oli meil täna plaanis ka kambaga raftima minna jõe peale, kus meil varasemalt oli juba kõik kokku lepitud. Pange tähele seda jõge, kust parasjagu läbi sõidame. Sellest on ka veel hiljem juttu. Praegu on veel veidi jäänud sõita kogunemispaika ning peagi vahetame oma autot kiivrite ja päästevestide vastu. Vähemalt selline on meie plaan hetkel. No mis tunne oli jõge ületada? Päris põnev, pole varem teinud sellist asja. Kivid olid libedad, aga ilusti saime üle. Pool oli väike. Ühesõnaga tulime raftima, kõik oli ilus tore, teenuse eest makstud. Pidime siis kõik kambakesti minema ühe paadiga, näitan paati sellega, aga kui jõudsime siia, siis selgus tõsiasi, et jões tegelikult väga vett ei ole ja vesi on väga madal ja peaksime sõitma siis selliste väikeste paatidega kõik. Et keegi meile selle kohta midagi ennem teada ei andnud, aga kohe-kohe siis peaks tulema keegi siia koha peale ja seletama meile olukorda, et kui madal see vesi tegelikult on ja kas seal üldse saab sõita. Ühesõnaga otsustasime ikkagi minna nende kanuudega või nende teiste paatidega, kuna üks grupp just tuli siia, ütles, et väga vinge oli ja siis me otsusime, et lähme vaatame ka selle kanjoni ära, et kuidas ta päriselt on. Ja praegu siis paneme ennast riidesse, õues on 35 kraadi, aga soovitakse, et paneksime kõik mingisugused retuusid jalga ja siis ka lisasärgi peale. Et päris täpselt aru ei saa miks, aga igatahes seda me tegema praegu peame. Mul on juba valav. Okei, go, plaan! Täpselt nii sügav on seal praegu, nagu nägite. Natukene üle põlve vesi. Aga vaatame, kas läheb paremaks ka või ei lähe. Siiri, kuidas on? Hirmus! Edgaril sai kopp ette, see peab minema. Nats on hirmus. Ühesõnaga, siin me siis oleme jõe ääres praegu. Vesi on kohati ja madal põlvini, aga vool on tegelikult päris kiire. Osad panid eest minema, osad tulevad sealt tagantpoolt. Aga üldiselt tasus tulla ja täitsa vinge on. Julgen soovitada. See oli võidukas finiš. See tuleb suveniiriks, ma võtsin suveniiri endale kaasa. See on päris hea mõte. No Edgar, kuidas oli? Sina said ikka mitu korda ju vees ka käia. Kui ta oli? Ma kontrollisin järele, kalasid ei ole. Sul ei ole mõtet hakata ritva leotama. Ma vaatasin vee all järgi, ühtegi kala ei näinud. Aga roppult ilus koht on. Roppult kena koht. Siia saab autoga ka, aga sinna täitsa kaljude vahele ei saa. Seal, kus see ilu on, sinna auto. See oli väärt seda. Ootamatult
oleme jõudnud siia samma kohta tegelikult, kus me juba hommikul autodega korra läbi sõitsime ja nüüd vaatamegi, et lähme võtame autod ära ja võib-olla siis tuleme isegi siia õhtul laagerdama. Aga see selgub nüüd varsti. Kuna jaanipäeva õhtu hakkas lähenema, ei hakanud me enam pikka maad ette võtma. Leidsime sobiva laagrikoha sama jõe äärest, kus olime varem kanuudega sõitnud. Ideaalne koht jaanipäeva pidamiseks Albaanias. Ainult sääsed ja vihmane ilm on puudu, mis Eestis alati olemas on. Edgari liha jaanipäevaks ja siis meil on Eestis kaasa võetud Max ja Moritz. Ja nüüd see selgub, et kas meie külmkapp hoidis neid ilusti, et kas me saame jaanilaupäeval Albaanias süüa Eesti toodangut või mitte. Ja me saame kohe teada kumpu vagen ka. Jah, Eesti lõhnab. Saame Eesti liha jaanipäeval. Ja siin oli üks pakk oli vorsti, teine pakk vorsti ja siin oli üks pakk liha veel. Aga ärme sellest teega. Näitame, kuidas kohalik härra tegi meile räädlerit, sellepärast neil ei ole. Ta võttis sõrmuse. Ta tegi selle mitte nii kobalt, aga sõrmusega lahti. Kohalik heleõlu. Sidruni, ma ei tea, limps või mis ta seal oli. Oi. Näe, tule siia. Ja nii valmib kohalik räädler. Oi. Väga hea. Täpselt. Jaanipäeva jook. Väga hea. Selline oli meie jaanipäev Albaanias. Päevad möödusid pidevas liikumises. Seekord peamiselt aertades ja ringi sõites. Olime eemal kodust ja tavapärastest jaanipäeva simmanitest, aga see ei seganud sugugi. Ega igal aastal ei teki võimalust teha jaanilõkke otse jõe kaldale Albaanias. Järgmises osas vallutame mõned mäetipud ja teeme kiire põike läbi Kreeka. Ühel jõeületusel saab üks auto tõsiselt kannatada ja peame otsima kohaliku töökoja, kes meid aitaks. Mis aga täpsemalt juhtus, sellest juba järgmises osas pikemalt.